Tere, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on nii-öelda rahuprotsess või Ukraina rahule sundimine ja teise teemana vaatame sisse kaitsepolitsei aastaraamatusse. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. No nii. Meil on küll kaitsepolitsei aastaraamat mõni aeg tagasi ilmunud, aga pole hullu, me vaatame veel kaugemale ajalukku. Et 22. aprillil juhtus selline asi, et Venemaa keiser siis kinnitas seaduse vene õppekeele tarvitusele võtmisest Tartu piirkonna koolides, millega siis seal viidi koolid üle vene õppekeelele. 1370 22. aprillil oli selline huvitav kuupäev nagu Bastii kindlusele nurgakivi panek. No, mitte küll selles kontekstis, nagu me täna seda mõistame, et kui me tähistame siin Bastii vallutamise aastapäeva koos prantslastega tihti, siis Bastii ehitamine algas siis kaitseks inglaste vastu. Millal oli Ümera lahing? Testil su teadmisi, ma ise ei mäleta. 1210. Aga midagi seal kanti. Eestlased võitsid. 1915 esimeses maailmasõjas väga traagiline juhtum teises Flandria lahingus, kus kasutati siis Saksamaa poolt esimest korda mürkgaasi ja hukkus 5000 prantsuse sõdurit kohe selle käigus. 23. aprill, hästi oluline asi meie ajaloos. Testin sinu teadmisi. Mis aasta? 1343. Ikkagi oli Jüri ülestõus. Jaa, saad 10 punkti. Väga, ja ta ei olnud ainult üks sündmus, see oligi 2-aastane massiivne sõda tegelikult, et siis eestlased kasutasid, ütleme niimoodi, asümmeetrilisi vahendeid ja meetodeid et oma valitsejate vastu võidelda ja peaaegu olid edukad selles ja suutsid isegi rahvusvahelise liidu luua Rootsiga, kes küll jäi hiljaks oma abivägedega. Jäi hiljaks ja samal ajal tegelikult Ordu sõdis ka ju 1343 sõdis Pihkva suunal, et Kirumpe, Vastseliina, Otepää kandis toimusid lahingud siis Pihkva vägedega. Ja nii ka kasutas Ordu tegelikult asümmeetrilisi võtteid, kaasa arvatud saadikute tapmist. Ja väga palju head DNA-d jäi kahjuks Eesti mulda vereloikudes. Nii on, aga ma arvan, et see Jüri ülestõus, mina pean seda üheks ülioluliseks sündmuseks Eesti ajaloos selles võtmes, et need jutustused Jüri ajaloost, mida Portmöö kirja pani näiteks, on ikkagi aidanud väga palju kaasa meil vabadussõja võitmisele, sest see põlvkond, kes neid lugusid luges, võitis vabadussõja. Müstilised inimesed sellistes oludes nii ülekaalukate valitsejate vastu, nii viisalt ja pikalt võidelda, et müts maha. Nii, 1603 alistus Tartu Poola vägedele, kuna toidunappus ja taudid olid Tartu linnas alanud. Tartu-Poola sõjad siis käisid tol ajal. Ja 1919 väga märgiline Estonia kontserdisaalis toimus Asutava Kogu avaistung ehk jüripäeval. Maailmas toimus siis 1014 viikingite väe tagasilöömine Iirimaalt. Aga siis viikingid segunesid Suurbritannia saarel ja vallutasid lõpuks ikkagi Iirimaa ära, nagu me ajaloos teame. 24. aprillil 1981 toimus okupeeritud Eestis siis kohtuprotsess Viktor Niitso üle, kes oli üks siis vabadusvõitlejatest. Meil minu teada elab siiamaani pikka iga talle. Ja 1994 siis käis Leedus visiidil NATO põhjagrupi ülem ja teatas, et NATO on valmis suurendama nii materiaalset kui konsulatiivset abi Balti riikide relvajõududele. Et kui me mõtleme aastat 1994, millises olukorras me tegelikult olime toona, siis tundub see nagu minu jaoks oli see nagu natukene sellist ajaloo lõhna või sellist mobilisatsioonivarude lõhna, mis Eestisse kusagilt tulid.
Aga on ka teada selline huvitav juhtum, et väidetavalt just sel päeval, 24. aprillil, siis 1184 enne Kristust viidi siis kreeklaste poolt kohale Trooja hobune. 1877 Venemaa kuulutas sõja Türgile, 1898 Hispaania kuulutas sõja Ameerika Ühendriikidele, kuna Ameerika sundis nad Kuubalt lahkuma. Siis 1915 algas Türgi siseministri korraldusel armeenlaste ülemkihi arreteerimine Istanbulis, millega siis juhatati sisse armeenlaste genotsiid Osmanite impeeriumis. Lisaks toimus Iirimaal lihavõtte ülestõus 1916, 1918 pidasid Suurbritannia ja Saksamaa esimese maailmasõja esimese tankilahingu maha. 1926 sõlmisid Saksamaa ja Nõukogude Liit sõpruslepingu. Siis 75. aastal Lääne-Saksamaal tegutses selline terroriorganisatsioon nagu Punaarmee fraktsioon ja nemad vallutasid siis Stockholmis Saksamaa Liitvabariigi saatkonna, võtsid seal pantvange. Mis neist sai? Nendest Punaarmee fraktsioonist. Toona nad peeti kinni, aga saatkonnas nad enam ei ole. Aga ütleme niimoodi, et Lääne-Saksa ja Ida-Saksa ühinemisega see ikkagi hääbus pika peale ära, aga väidetavalt on mingisuguseid entusiaste, kes siiamaani peavad ennast selle liikmeteks, et see ei ole täiesti kadunud. 1980 oli Iraani pantvangikriis, kus siis Iraanis asuv Ühendriikide saatkond oli hõivatud iraanlaste poolt ja ameeriklased erivägedega püüdsid seda vabastada. See läks väga halvasti, see vabastusoperatsioon. Hukkus nii inimesi kui eriväed kaotasid koptereid. Ja Suurbritanniast on ka sellest päevast teada üks kurioosum minu jaoks, vähemalt ma ei olnud seda kunagi kuulnud, et 1990 siis üks Šotimaal Gruinardi saar kuulutati taas elamiskõlblikuks ja anti nii-öelda kunagistele omanikele nende maad seal tagasi. Et see oli saar siis, kus teise maailmasõjal korraldati eksperimente Siberi katkuga. Mis seal täna on, ei tea. Nii, aga lähme edetabeli juurde. Edetabelis on tegelikult väga kirju, väga palju sündmusi. Paavsti surm kindlasti on üks selliseid suuremaid asju, et mida mainida kohe alguses. Kurioosne detail, et siis USA asepresident J.D. Vance oli viimane inimene, kes ametlikult kohtus paavstiga. Ma ei teagi, mida see veendunud katoliiklase jaoks tähendab selline sündmus. Aga tegemist oli ikkagi ka Trumpi vastase paavstiga, kes avalikult kritiseeris Trumpi immigratsioonipoliitikat ja kritiseeris ka sedasama patriarh Kirilli, kellest siinsed Moskva õigeusutegelased ei taha lahti öelda ja nimetas teda muuhulgas Putini sülekoeraks. Et ta küll päris ütleme, ukrainlased olid temas natuke pettunud, et ta Venemaad otseselt agressoriks ei nimetanud. Ja nõudis kokkulepet. Neid rõhke välja ei toonud, aga siiski ütleme varasematest paavstidest võib-olla natukene ärksam. Tasub ära mainida veel, et eks paavst enam ei kuuluta juba 100 aastaid ristisõdu välja erinevat patriarhist Moskvas, kes kuulutab ristisõdu jätkuvalt välja, kaasa arvatud meie vastu. Ma ei tea, järgmine uudis on selline, mis ausalt öelda minu jaoks oli see, et ma mõtlesin, kas on 1. aprill, et Kanada ja Euroopa Liiduga liitumine. Et olles Kanada ametivõimudega tegelikult päris palju suhelnud, siis Kanada tegelikult on hästi paljus Euroopa. See on täitsa uskumatu, et kui nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada kogu seda nagu riigikorraldust või ka sellist suhtumist või sellist vaadata, siis ei ole seal midagi ebaloogilist iseenesest, aga ütleme geograafiline asend ja tänane selline maailmapoliitika
igal juhul minu jaoks tundus nagu väga kummaline, kuigi rahvast 500 miljonile liiga palju ei lisandugi, et 35 miljonit on äkki Kanadas. Jah, sa viitad siin ühe poliitikos ilmunud küsitluse tulemustele, kus siis vist üle 40% ütlesid, et nad oleks nõus toetama Euroopa Liidu liikmelisust või vähemalt kaaluma seda, et ilmselt see ei teostu, aga Kanadal on vaja nii-öelda horisontaalseid liitlassuhteid nüüd tekitada, tugevdada juurde, vertikaalne telg on mõneks ajaks kadunud. Mind oleks huvitanud, millised need tulemused, kahjuks artikkel ei avanud seda, et millised need tulemused olid siis Kanada prantsuskeelses osas Quebecis ja ülejäänud selles, et seda vahet oleks olnud huvitav näha. Võib-olla seal ei olnudki vahet, aga igal juhul väga põnev. 34% ütles, et nad ei taha Euroopa Liidust midagi teada, 22% ütles, et nad ei tea. Venemaal on tekkinud mustade leskede probleem, et hästi palju on juhtumeid, kus õpetatakse siis naisi, et kui te tahate saada hüvitist, et leidke omale mees, kes läheb parajasti sõtta, abielluge temaga ja saate pärast see. Ja ühekordsed hüvitised on suured, $60,000, et see on ja pluss toitjakaotuspension, mida siis ka jahitakse. Siis on tulnud uudiseid taristu rindelt, et me sellest räägime küll hiljem ka Kapo aastaraamatu juures, aga New Polar Bear on nüüd mitte enam Hongkongi lipu all, vaid Panama lipu all. Hiina väidetavalt ei ole vastanud õigusabitaotlustele ja ma ei tea, kas nüüd prokuratuur kavatseb pöörduda siis Panama poole selle õigusabitaotlusega, et selline juhtum. Teine tanker Kivala kinnipidamine, mereväe PPA ühisoperatsioon, ma saan aru, et seal on tehtud ka hindamisi ja kui ütleme Soome selle tankeri kinnipidamise kohta tehti selline ka väga head lood ilmusid tegelikult, artiklid, kus oli väga täpselt, kes kellele helistas, siis ma arvan, et see vääriks tegelikult samasugust lugu ja ühiskonna õpikohta. Mis selle Kivala puhul ma pean ütlema on see, et mulle alguses jäi mulje, et lihtsalt tal ei olnud lippu ja kindlustust ja leiavad lipuriigi ja teevad kindlustuse ära, aga tegelikult tegemist oli ikkagi sanktsioonide aluse laevaga, mis ei olekski tohtinud selliselt liikuda ja tegelikult on küsimus ka taanlastel, et kuidas siuke laev teie väinadest läbi pääses, miks te seda kinni ei pidanud? Jah, iseenesest väga hea, et Eesti riigiasutused teevad neile seadusega ette nähtud tööd või ette pandud tööd ja et võiks ikkagi küsida selle valguses ka, miks varasemalt ei ole jõulisemalt reageeritud erinevatele olukordadele. Seal vist siseminister rääkis ka kopteri probleemist, mis meil olevat seal. Et iga kord, kui on mingi sündmuseks oleme, räägime, mis meil nagu puudu on, aga nagu sa ütlesid, et andke siis sellest teisest poolest, mis nagu hästi läks ja kuidas see asi, tulevikus võiks meie praktikaid muuta, et sellest võiks ka ülevaate saada. Ja õpikoht ka, et mäletatavasti otsustati riigis ühendada mereväe ja Politsei- ja Piirivalveameti laevastikud. Kuidas see selles sündmuses nagu töötas, kuidas see sobistus, kas mingisugused asjad tekitasid lõtku? Ühesõnaga, sellest me suudaks rääkida terve saate täis. Hiljuti sai just merevägi rahuajal nii-öelda jõu kasutamise õigused Riigikogust vist nüüd ka, mis on ka paar aastat hilinenud, aga siiski hea, et see lõpuks ära teeb. Ütleme, korrakaitselised õigused, neil olid ikkagi varasemalt olemas juba laevastiku ühendamisega selleks ka, et väikesaartel politseist selliseid korrakaitselisi ülesandeid täita, neil tegelikult oli olemas. Ehk et see on jälle see, et ühesõnaga, ärme sellega praegu edasi lähe, sest me suudame sellest väga pikalt rääkida. Seal on lihtsalt küsimus sõjaliste vahendite rahuajal kasutamises. Täpselt, aga seal ongi see küsimus, et kui varem läks piirivalvelaev, siis nüüd läheb kohe sõjalaev. Et kas me ise nagu eskalatsiooniredelil oleme mingid pulgad välja kruvinud. Jah, seda me oleme varem arutanud siin ja et ärme ise endale seda võtta kinnisideeks, et me eskaleerime, kui me kuidagi reageerime. Meie ei eskaleeri. Lihtsalt küsimus on see, et alati on hea, kui sul on rohkem instrumente, kui see, et on vähem. Aga luuramine, inimestel on taas tulnud üllatusena, et luured luuravad, et Vene saadik Suurbritannias on öelnud avalikus siis BBC intervjuus, et loomulikult me luurame teie järgi, meil on sensorid teie vetes. Karlovi Vaaris, Tšehhi Vabariigist
tegutses Moskva patriarhaadi õigeusu kirik, mis siis kasutati luurejaamana. Väidetavalt selleks, et sellest mitte ilma jääda, viidi see Karlovi Vari siis kirik Ungari õigeusu kirik alluvusse. Ja seal Briti vetes jahivad venelased ikkagi infot Briti tuumaallveelaevastiku kohta, mis on nende jaoks kõige nii-öelda määramatum ja ohtlikum vahend. Siis lisaks oli uudis FSB esindusest Leedu Venemaa saatkonnas, mis ei tohiks ju kellelegi uudis olla, et saatkondades on alati luureresidentuurid tegutsenud ja seda enam lähiriikides. Serbias oli päris kummaline juhtum, kus Serbia politsei ajas laiali siis meeleavalduse väidetavalt ebaseaduslikku helirelva kasutades, kus inimestel tekkis paanika ja kirjeldused sellele viitavad. Serbia ametlik seisukoht oli see, et me konsulteerisime Venemaa julgeolekuteenistuse FSB-ga ja nende erapooletud eksperdid ütlesid, et me ei kasutanud ühtegi helirelva. Teine teema tuleb Eestist, järgmine teema kaamerad maanteedel. Tänane Ekspress kirjutab sellest, kuidas Politsei- ja Piirivalveamet siis korjab andmeid kaameratega autode numbrite kohta. Ja paljuski küsitakse siis, et aga me ei ole ju seda kokku leppinud, et me oleme küll öelnud, et politsei andmekogus võib koguda andmeid auto registreerimisnumbrite kohta, aga tegelikult seda, kuidas neid kogutakse või kuidas neid siis üle riigi selliselt hõlvatakse, pole kokku lepitud. Siin just kuu aega tagasi oli juttu nendest näotuvastustega kaameratest ja selle kasutuselevõtu ideest, et toona võis öelda või selle eelmise skandaalikese kohta võis öelda, et tegelikult oli avalikkuses see välja öeldud juba ammu Kristian Jaani ajal, eks ole, et meil on näotuvastusega kaamerate rajamise kavatsus, see kuidagi kuhtus sealt välja järgmiste ministrite ajal see plaan, et tegemist ei olnud mingisuguse salakokkuleppega ja praegu mulle tundub ka, et võib-olla minister Pomerants, eks ole, kes omal ajal selle määruse kinnitas, mis piiridel lubas seda teha. Küll see osa vist kommunikeeriti välja, aga meil on ikkagi avalikus ruumis ka tavaks, et me märgistame ka ära, eks ole, kiiruskaamerate võtukohad ja et sellest antakse nii-öelda teada. Kui sa oled märganud, et asulatesse sisse sõites on tegelikult kaamerapilt ja politsei embleem. On olemas väga paljudes asulates ja on pigem hea, kui sellest informeeritakse üle, mitte sellest, kus need kaamerad täpselt asuvad, vaid et ikkagi palju need umbes on, mis otstarbel kasutatakse ja kes teeb järelevalvet väljaspool politseiametit selle asja üle ka. Et need asjad kindlasti vajavad täpsustamist. USA kaitseminister Pete Hegseth jagas salastatud infot taas kõrvaliste isikutega ühes järjekordses vestlusgrupis. Seekord oli see eravestlusgrupp, kus oli tema naine, vend. Vend on küll väidetavalt Pentagoni esindaja siis USA sisejulgeolekuministeeriumis, et ta ei ole nagu täiesti kõrvaline isik. Aga ilmselt ta ei oleks olnud selles infoliinis ja teadmisvajadus on ka oluline. Aga ma ei tea, kui juba eelmise kohta administratsioon ütles, et kõik on hästi, siis tundub, et ei ole see probleem. Kahju muidugi ja loodetavasti Hegseth, et seal siis liitlaste saladusi ei lobise välja. No Trump ütles selle kohta ajakirjanikele, et otsigi mingi uus teema, et see on juba vana uudis. Aga sisejulgeolekuministrilt varastati Washingtonis restoranis kott dokumentidega $3000 lihavõtete ajal, kui ta perega väljas oli. Imekspeetav on see, et ta on Ameerika Ühendriikide salateenistuse kaitstav isik ja sellel ajal olid ka ihukaitsjad tegelikult samas lähedal. Mis ta selle $3000 kavatses teha? No väidetavalt tahtis perele välja teha. Ma ei tea, miks USA sisejulgeolekuminister kandis $3000 sularahas, aga see on tema ja Ameerika Ühendriikide ajakirjanduse küsida. Võib-olla see ongi normaalne Washingtonis. Sest sularaha on seal, ilmselgelt kantakse teistmoodi, kui meie seda teeme tihti peale. USA vähendas kohalolu Süürias või vähendab alla siis 1000 sõduri, varem oli kuskil 2000, nüüd nad tahavad allapoole vähendada. USA on ka järgmise uudise tegelane.
siis väike ja Suur-Ameerika vahele teatavasti USA saatkonna ehitamine. Et see on eriti magus koht, sellepärast, et seal on pool Eesti valitsusaparaadist ehk see superministeerium ja sinna kõrvale kohe on väga hea esitada Ameerika Ühendriikide saatkond. Et ma nagu soovitaks küll ikka inimestel mõelda, et kas selline riigiasutuste lõputu konsolideerimine ühte majja tagab ikkagi jätkusuutlikkuse ja kui sinna Ameerika saatkond kõrvale ehitada, siis on selge, et need riskid suurenevad veelgi. Ma üldse uues valguses mõtleks üle, et kas üldse on Ameerika Ühendriikidel uut saatkonna hoonet sinna vaja teha, sellepärast et seda tehakse ka muu hulgas viisa taotlejate elu hõlbustamiseks ja nii edasi, et nad ei peaks seal tänaval ootama aga keegi väidetavalt või statistika näitab juba ei taha väga Ameerikasse enam minna viimasel ajal, et võib-olla see probleem laheneb iseenesest. Need viisataotlejad Eestist ei saa ka liiga palju olla, et eestlastele on Ameerika teatavasti viisavaba 2008-9 aastast. Jah, seal on mingid muid asjaolusid. Jaa, ei muidugi see on tõsi. Läänemets, siis endine siseminister Lauri Läänemets andis sisse ise hädaolukorra seaduse Riigikogus, mis seisis tegelikult pikalt ju valitsuste taga. Jah, pikalt või mitte, ta oli vahetult enne äraminekut, siis jällegi 6 aega tagasi vist märtsi alguses andnud selle valitsuse sisse ja seal küsimus on vist selles, nagu ta ise ka ütleb, et peaminister mõtleb veel, kas teha kohustuslikuks kõikidele riigiasutustele ja ametnikele elanikkonnakaitse koolitused. Ma ei tea, et mõttekoht, kui sinna läheb 5 miljonit eurot, mida saaks kuidagi muud moodi kasutada kui masskoolitustele, et võib ju mõelda. Inimeste ettevalmistamine on kahtlemata oluline. Aga meil niigi siin valmisoleku seaduseks on takerdunud, et natuke võiks näha olla ka sellest ajakavast, et need teemad on tähtsad. Nii ja viimase teemana edetabelist siis homme hakatakse arutama valitsuses 5% kasutamist siis kaitseminister Pevkuri ja väejuhi Merilo ettepanekul. Ja väga oluline on seal see, kas reservõppe kogunemiste hüvitiste määradele antakse lisaraha või mitte, et need on ajale jalgu jäänud, õiguskantsler on sellele rõhku pannud, kui me räägime sellest, et meie põhijõud on reservvägi ja me samal ajal absoluutselt ei tegele selle probleemiga, et meil inimesed, kes juba ajaliselt panustavad reservväkke, kaotavad ka rahas sageli, et siis on prioriteedid natukene vales kohas, eriti kui me samal ajal räägime ballistilise raketikaitsesüsteemi ostust, et personali küsimus tuleb järjest teravamalt niikuinii demograafilise probleemi tõttu esile. Meil on juba Eestis aastaks 2054 üle 200 000 inimese vähem, 500 000 sajandi lõpuks vähem, Baltikumis tervikuna 3 miljonit vähem. Me peame hakkama sisse ehitama ka selliseid eesmärke, kus me ütleme, et kahanege. Singapuri merevägi muide võttis eesmärgiks 2044. aastaks vähendada 30% oma 4000-lise mereväe koosseisu autonoomsete vahendite arvelt. Meie räägime, et ostame suuremaid laevu, mis võtavad rohkem meeskonda peale. Et natuke deliirne on praegu pikas perspektiivis see mõtlemine igavesest kaitsebuumist. Ja ma ütleks veel siia lõppu selle, et pool ühiskonnast panustab tegelikult läbi selle sama ajateenistuse reservõppe kogunemiste ja tegelikult osa ühiskonnast ei panusta ehk asendusteenistus tuleb ära teha. Tsiviilteenistus ja sellega seoses ka ikkagi teenistuskohustus ka mõlemale soole. Et mis üha rohkem saab teemaks teistes riikides ka. Isegi Saksamaa kavatseb panna kaitseväe kohustuse naistele, mida sõja ajal hakatakse sisse nõuda. Nii, aga sellega edetabeli osa läbi, lähme esimese teema juurde. Esimene teema Ukraina ja rahu. Täna kogunevad siis Londonis Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ukraina esindajad arutamaks siis seda, et millised on pakkumised, et rahu saavutada. Et Trump teatavasti soovib juba praegu iga hinna eest liikuda rahu poole või rahu saavutada siis, või õigemini tema eesmärk ei ole mitte rahu, mis võiks olla selline kestev, vaid lihtsalt
saaks öelda, et nüüd tulevahetus lõppes ja nüüd on kõik hästi. Ja noh, ka tänastes uudistest käib läbi see, et Trumpi ettepanek on nõustuda Venemaa tingimustega. Nüüd täpselt ei ole seda aru saada nüüd, kas kõikide nende oblastite territooriumi loovutamisega, mida ka täna Venemaa ei kontrolli, või ainult siis okupeeritud osa loovutamisega. Ka Venemaa ettepanek on nõustuda Venemaa tingimustega ja selle hulka käib siis ka tõesti ka vallutamata alade loovutamine Venemaale. Ja endiselt on seal sees ka Ukraina demilitariseerimise ja relvastusabi lõpetamise nõudmised, ehk siis kõik sellised nõudmised, mis looks eduka platsdarmi siis kogu Ukraina vallutamiseks tulevikus. Ja noh, see ei ole tegelikult tõsiseltvõetav rahukokkulepe ja need ei ole tõsiseltvõetavad rahuläbirääkimised. Et Trump vajab siseriiklikult lihtsalt oma näo päästmiseks piisavalt pikka, eks ole, vaherahu, et saaks öelda, et keegi teine, kes siis tulistas, noh, kuna ta on Zelenskit juba süüdistanud sõja alustamises, küllap Zelenski selle ilusa rahu ka siis ära rikub tema jaoks, et siis öelda, et näed, et ukrainlased on nüüd süüdi, jälle alustasid sõdimisega, samal ajal saavad venelased koguda endale massiivseid varusid. Shahedi droonide rünnakute arv on kasvanud ligi 10 korda eelmise märtsiga võrreldes. Venemaa on tootmise käima saanud. Ja et Venemaa on tootmise käima saanud, on ehitanud Shahedi vabrikuid juurde ja noh, on võimeline ka suhteliselt lühikese vaherahu tingimustes koguma täiendavateks rünnakuteks jõudu, ka sellisteks õhurünnakuteks, mis on nii massiivsed, et lihtsalt ei olegi võimalus midagi suurt teha selle vastu. Tänases Postimehes kirjutab ka ajakirjanik Jaanus Piirsalu siis loo sellest, kuidas ta on leidnud Ukrainas sõdiva eestlase, kes kirjeldab siis seda, et milline see tänapäevane droonisõda on ja kui vähe tegelikult vähemalt selle loo valguses Eesti sõjaväelane täna oskab droonidega toime tulla. Ma väga loodan, et nii peastaap kui igasugused muud väeliigid tegelevad selle probleemiga või selle väljakutsega. Aga noh, on selge tõesti, et ühelt poolt Venemaa ei suuda siin koguda endale seda tüüpi relvastust, mida tal oli enne Ukrainasse sissetungi 2022, sellepärast, et tal olid ikkagi väga suured Nõukogude Liidu mobilisatsioonivarud alles, mida täna sellisel kujul ei ole, aga ka sõja iseloom on muutunud, et noh, seesama näide sellest mereväelaevade ostust ja noh, tahtmatus mõelda teistsuguste lahenduste peale. Merevägi tuli välja ju Eesti juhitavast autonoomsete laevade projektist. See on väga tark tegu. Väga tark tegu, aga ma võin Kaitseväe kaitseks öelda seda, et sel reedel avatakse droonikeskus siis küll Luksemburgi raha toel ka, kus Kaitseliidu eestvõtmisel hakatakse seda asja arendama, aga natuke liiga aeglaselt teeme seda ka võrreldes Leeduga näiteks. Ja natuke liiga vähe kaasavalt. Taavi Kotka eelmine aasta juba näitas siin eeskuju, aga see ei puutu praegu Ukraina vaherahu kõnelustesse. Ja lähme tagasi selle juurde, et USA delegatsioon väidetavalt siis juhib välisminister Marco Rubio ja kaasatud on erisaadik Steve Witkoff, kes on siis Lähis-Ida üldsegi küsimuste erisaadik ja Kate Kellogg, kes on Ukraina sõja küsimuse erisaadik. Noh, ka neid kahte nii-öelda ühes delegatsioonis väga tihti tegelikult ju ei ole kohanud, et või vähemalt vahepeal oli selline tunne, et üks neist tuleb välja vahetada, sellepärast et tüli läheb juba suureks. Witkoff on ilmselgelt rohkem venemeelsem, Kellogit on USAs vähemalt Trumpi administratsiooni poolt süüdistatud liigses Ukraina meelsuses, aga noh, minu vähemalt jaoks see küll välja ei ole paistnud, et ta nagu kuidagi liigselt Ukraina meelne oleks. Ka Kellogi poolt välja käidud nii-öelda rahuvalvetsoonide kava tegelikult ja sai üsna negatiivset vastukaja, et ta justugi kinnistas või visualiseeris ära selle olukorra, mida Putin praegu taotlebki Trumpi siis suure tulise toetuse ka, et jagadagi riik ära, panna sinna nii-öelda kahe osapoole vahele siis Läti, Eesti, Leedu ja siis vist Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja üks riik oli veel, ma ei mäleta, kes oli nõus selles osalema. Nende väed, mille kohta Läti kaitseväe juhataja on juba jaanuaris ütelnud, et sellist asja ei ole, et Läti sõdur seal venelaste ja ukrainlaste vahel
nii-öelda nagu Liibanonis, eks ole, piiri peal kõnniks, et see ei tööta, selline lahendus. See töötab ka Liibanonis palju Londonist ei ole enam väga palju selliseid tarmukaid teateid tulnud selle kohta, mis siis rahu tagamisvägi peaks olema, kui suur ja mida seal tegema. Iseenesest on tore, et see nagu valmidus välja käidi, see andis võimaluse Prantsusmaale, Ühendkuningriigile ka kuidagi olla mingi lahenduse osa, justkui sest Trump muidu nendega ei rääkinud, eks ole. Aga kõik eeldused on täitmata, kaasa arvatud siis Ameerika lubadus, mida täna ei ole, et nad kuidagi sõjaliselt toetaks ja täidaks ära need lüngad, mis jäävad Euroopasse ka, et ka 30-40 000-lise kontingendi väljapanek on üsna suur pingutus nii kauges ja nii vaenulikus keskkonnas. Ütleme läbirääkimiste eel ju tegelikult Putin ja Kreml tegid väga kavala lükke, kuulutades välja lihavõttepühade relvarahu, mida nad ei kavatsenudki järgida ja Zelenski ja Ukraina teatel rikuti seda 3000 korral rindejoone ulatuses. Ütleme, et see võimaldab muidugi ka Trumpil öelda, et näete, et Putin ju tahab. Ja see on see täpselt, miks seda tehti, et Putin on väga kaval sellise maskeeringu, vene keeli maskirovka kasutaja, et oma tegevusi rüütada siis sellisesse headesse kavatsustesse, mida tegelikult ei kavatseta kunagi täita ja kajana siis kostub välisminister Sergei Lavrovi sõnum, et Venemaa jälgib ainult rahvusvahelist õigust ja väga paljud usuvad seda. Väga paljud usuvad, huvitaval kombel ka ÜRO pressisekretär avaldas kahetsust, et mõlemad sõdivad pooled ei pea kinni relvarahust, mida ametlikult tegelikult ei ole. See, et on keegi infooperatsioonina ütelnud, et ma nüüd 3 tunniks umbes peatan tulistamise, mida tegelikult ei tehta. Et me oleme ka läinud kaasa, ka ÜRO-s ilmselt on inimesed läinud kaasa selle Trumpi vaherahu läbirääkimiste tegelikult jutupunktiga lihtsalt, et mingit ametlikku relvarahu kuskil ei ole tegelikult kokku lepitud, pole kunagi kehtestatud, pole kehtinud ja et Venemaa, Putin ka siin ütles, et nemad algatasid kogu selle rahuasja, eks ole, et seda kasutab, on küüniline, aga kahjuks sellel on pidamist ja on pidamist ka Ukraina või tähendab Ameerika presidendi juures, kes siin ka eelmine nädal ütles, et Zelenski poleks pidanud seda sõda alustama, eks ole, vastuseks siis sellele, kui Zelenski tegi ettepaneku, et võiks osta Patrioti rakette Ameerikast. Et see oleks halb signaal, kui see ei jääkski ainult Trumpi, ütleme niimoodi, läminaks. See jutt, et Patriote ei anna, et arvatavasti, loodetavasti USA sõjatööstus ja need osariigid, kus need tehased asuvad ja nii edasi ja tööd annavad paljudele inimestele, tekitavad piisava surve riigi sees. Minu arust see lihavõttepühade relvarahu ja kogu see siis Venemaa käitumine on tegelikult väga hea näide sellest, mida me nimetame hübriidsõjaks või hübriidohtudeks. Et kui muidu eks NATO või Euroopa Liidu definitsioonis on püütud ära sõnastada kõik need instrumendid, siis mina olen seda sõnastanud pigem nagu selle kasutajapoolse vaatega, et ajada ohversegadusse kõigepealt, et ta ei saaks aru, mis toimub ja võimaldada siis liitlastel ja kõrvalseisjatel öelda, see pole ikka veel päris sõda, see pole ikka see, ehk et ühesõnaga selle relvarahu nii-öelda selle aktiivmeetmena või siis selle infooperatsioonina on täpselt kasutatud seda sama asja, kus on pakutud Ameerikale võimalus öelda, et aga ju Putin pingutab. Kuigi tegelikult me saame kõik aru, et Putin ja Kreml seda eesmärki ainult taotlebki. Üks kurb kõrvalmõju ka kogu selle Trumpi uuel välispoliitikale on ka see, et keegi ei räägi enam sellest, et mis me siis selleks teeme, et Ukraina need alad tagasi saaks. Et me räägime justkui mingisugusest vaherahust, eks ole, rääkimata edasisest asjade käigust. Ameerika huvi ei ole saada need tagasi. Ja ütleme praktiliselt või ridade vahel me ütleme tegelikult, et näete, et läks nii. See on uus olukord. Läks nii, see on uus olukord, see on uus lähteolukord ja see on see, mida tegelikult kõik me oleme ju üritanud vältida Euroopa
mõistlikumad riigid vähemalt ja ka sellest tuleks numbrid teha, mitte ainult rääkida sellest, kuidas me oleme valmis viima mingeid rahutagamisvägesid, mille kohta kirjutatakse juba praegu erinevatest pealinnadest, et nii kui esimene last tuleb, me lahkume sealt turvalisse kaugusesse, et tore, et Euroopa näitab valmidust ja teeb ka, ütleme, selle vaherahu vähem seeditavaks Putini jaoks selle rahutagamismissiooni jutuga. Aga teisalt me kinnistaks seal sellist rahu, mida keegi ei tahaks. Ja tegelikult üks asi, mis veel tuleb ära mainida, on see, et selles Londoni kohtumises on teatatud vähemalt Ameerika poolt, et NATO-sse Ukraina asja ei ole. Samas on mööntud, et mingisuguseid julgeolekugarantiisid anda tuleb. 1994. aastal mäletatavasti 5. detsembril sõlmiti Budapesti memorandum, mille osalised olid Ukraina, kelle suhtes see eelkõige käis, Ameerika Ühendriigid, Venemaa Föderatsioon ja Suurbritannia. Siis need 3 riiki leppisid kokku, et kui Ukraina annab oma Nõukogude Liidu ajast pärit tuumarelvad üle, mis oli toona 3. peale Venemaa ja Ameerika Ühendriikide järel 3. tuumaarsenal, mille koodid küll asusid Moskvas, eks, et need ei olnud Kiievis. Annab üle Venemaa Föderatsioonile, siis tagatakse piiride puutumatus ja tegelikult Ukrainale ka abi relvastatud agressiooni korral. Kaasa arvatud see, et Ukraina, kuna ta liitus tuumarelvade leviku piiramise leppega, andsid need riigid ka garantiid, et Ukrainat kuna konventsioon näeb ette, et tuumarelva omav riik ei tohi tuumarelva mitte omavat riiki rünnata, siis seda Venemaa tunnistab, et me tõesti Ukrainat tuumarelvaga ei ründa, aga ühtegi teist klauslit ta sellest Budapesti memorandumist ei tunnista. Muuseas, selle Budapesti memorandumiga ma otsisin selle üles ja lugesin läbi ka eile, et liitusid hiljem siis, mitte küll allkirjastamise läbi, aga liitusid tegelikult kõik julgeolekunõukogu, ÜRO julgeolekunõukogu alalised liikmed, ka Prantsusmaa ja Hiina. Ja kui sa mäletad, siis 2022. aastal tegelikult oli üleval väga palju infot selle kohta, kuidas Hiina veenab Venemaad mitte kasutama taktikalist tuumarelva. Et põhimõtteliselt Hiina võib öelda, et täitis oma kohustuse Budapesti memorandumi vaimus, mida Venemaa kavatses ka selles punktis rikkuda. Nii et selles suhtes on tegelikult väga suur küsimus, et mis garantiid need saavad olla, kui eelmised garantiid ei ole pidanud. Ja muuseas ka Budapesti memorandumi teised siis sarnased memorandumid sõlmiti ka Valgevene ja Kasahstaniga, kelle territooriumil asus ka toonane tuumarelv. Mäletatavasti NATO Vilniuse tippkohtumisel vist öeldi, et Ukraina on eristaatuses NATO-ga liitumise osas, et nii-öelda membership action plan'i või liikmelisuse tegevuskava ei nõuta, tehakse erand. Washingtonis kinnitati üle, et ootame, nüüd on selgelt öeldud, et seda NATO liikmelisust ei tule, garantiisid ka ei anta, et ilmselt Ukrainal suurest plaanis ei jäägi muud üle tuumariigina, tsiviiltuumariigina hetkel, kui Budapesti memorandumi eelne olukord taastada. Ja, aga me jälgime olukorda kindlasti täna Londonis ja edaspidi ka teistes pealinnades ja rinnetel, aga lähme teise teema juurde. Meie teiseks teemaks on siis kaitsepolitsei aastaraamat, 27 äkki oli see juba, või kui ma nüüd õigesti mäletan, et seda on 98. aastast alates välja antud ja see on üks selline pikema ajalooga pidevalt ilmunud selline ametkonna aruanne avalikkusele. Riigiametnike tehtud ajakirjandus või publitsistika, ütleme niimoodi. Jah, mille peale ütleme niimoodi, et kuna avalikus ruumis on tegelikult väga vähe viidatavat sellist materjali julgeoleku valdkonnas, siis tegelikult on ka see uurijatele ja teaduritele väga tänuväärne materjal kasutamiseks ja ka ideede leidmiseks. Et kui sina nüüd lugesid aastaraamatut, mis mulje sulle jäi? Igav oli natukene. Igav? Jah, ei olnud nagu suuri skandaale, eriti nagu korruptsiooniskandaale, et tundub, et mingis plaanis korruptsiooni osas näiteks olemegi muutunud heas mõttes nagu igavaks.
riigiks. Miskipärast ei näinud seal üldse Kesk-Aasia immigratsiooniteemat, mis vist eelmistel aastatel on olnud suure kella küljes, kas see on kuidagi ära lahenenud. Selle kohta oleks tahtnud sealt kuulda midagi. Räägitakse palju Vene propaganda levitajatest ja ei mainita jätkuvalt neid, kes Riigikogus istuvad ja seda teevad. Ma endiselt ei saa aru, miks, kuidas see staatus keelab osutamast sellistele tendentsidele ka eestikeelses inforuumis. Aga mis väga muidugi meeldis, oli ka teatud nagu ennetustegevuste tutvustamine, seal noorte radikaliseerumise programm. Me teame, et noored radikaliseeruvad. Ka mina oma nagu suhtlusvõrgustikust kuulen lugusid, kus noored pööravad järsku ära. Sageli teismelised ootavad mingit äratust. Teismelised otsivad oma teed ja kahjuks üsna sageli leiavad parem äärmusluses selle tänapäeval või mõni läheb täitsa nagu woke'iks ära, aga kultuurisõdalaseks, see on nagu ohutu äärmuslus mõnes mõttes, aga on ka neid, kes teevadki mingid lollakaid tätoveeringuid ja ütlevadki, et nad nüüd kuuluvad kuhugi liikumisse, millest nad ise suurt midagi ei tea, neil on samastumisvajadus ja nad on kerge saak ja nagu siin on varasemateski aastaraamatutes kirjutatud, et on noorukeid suhteliselt lihtne värvata, aga siis, kui nad ei ole aktiivselt ühegi rühmituse liige, mingisuguseid kuritegusid korda saatma, et nad saaks oma nagu elule tähenduse. Justiitsministeerium on noorte radikaliseerumise ennetuskava välja töötamas nagu sealt lugeda. Võis huvitav oli lugeda ka seda Vene õigeusu kirikut puudutavat osa, seda, kuidas nad üritavad rahastust kaubelda siin toimivale Püha Johannese koolile, kus siis mille üritustel käiakse Stalini haridusreforme ülistamas. Jällegi näide sellest, et tegemist on riikliku mõjutusvahendiga Kremli jaoks selle organisatsiooni näol. Samamoodi, et jah, siuke meeldivalt igav aastaraamat. Minu jaoks oli see, jäi ka silma see noorte teema, et hea uudis on see, et vaatamata Venemaa pingutustele, mis ta 34 aasta jooksul siis Eesti iseseisvuse taastamise ajal kogu aeg teinud on vähemalt osaliselt need ikkagi liiva jooksnud. Teisest küljest muidugi, eks see sama Arteki juhtum, eks laste viimine siis Krimmi ja ka võib-olla sellised naljakad avaldused, mis sellele on järgnenud, on väga hea, et need on välja toodud avalikkusele. See Püha Johannese kooli juhtum minu jaoks jäi natuke segaseks, sellepärast et ma ei suuda nagu näha ette üheski asendis seda olukorda, kus 40 õpilasega kool Eesti julgeoleku kuidagi küllili ajab. Ta on üks iseloomustav detail kindlasti selles suhtes, et Venemaa ja õigeusu kirik seda mehhanismi kasutavad, aga ma nagu väga palju näiteks Vene koolide ülemineku kohta eesti keelele ei lugenud, eks, et see on märksa suurem protsess, mis meil toimub ja samamoodi võib-olla seesama õigeusu kiriku Moskva mõju alt äratoomine, et seda oli natuke vähe kajastatud. Jah ja ei, et seal ka viidati selles Püha Johannese kooli juhtumis Vene 18. sajandi sellisele rahvuslikule pedagoogikale, mida üritatakse siia importida sellega. Ma arvan, tegelikult on hea, kui tegeleda pigem varakult nende nähtustega. Seda kindlasti. Et kui siin sellist nii-öelda üksust luuakse, ega see on mõeldud ikkagi tulevikus ka laienema, eks ole, ja seda luuaksegi vastukaaluks sellele Eesti kooli projektile, et sellistele asjadele varakult tähelepanu juhtimine aitabki neid ennetada, et kui me mõtleme ka, et mida kangelaslikku on mingite sõidukilõhkujatega siin tegutsemises, eks ole, et siis tegelikult on küll, et mida varasemalt riik sekkub nendesse sabotaaži juhtumitesse ka, isegi kui lävendid on madalad või teod tunduvad nagu suhteliselt ohutud, et seda parem, et mulle ei jäänud sellist tunnet, et seal oleks vägisi otsitud tikutulega nüüd midagi Vene õigeusu kiriku kohta. Ei, et see põhitees, mis kogu aeg on kehtinud, et tegemist on ikkagi riikliku ideoloogia
ekspordiplatvormiga ja Platsdarmiga ja sellisena tuleks seda operatsiooniga vaadata. Mis selle Arteki juhtumi puhul tundub jällegi nagu nüüd natuke, et mis te siin räägite, et see on ju mingi lastelaagri teema. Ei ole. Arteki keskus on ametlikult sanktsioneeritud organisatsioon Ukraina laste küüditamise pärast. Tegemist on küüditamisega tegeleva organisatsiooniga. Sillamäe omavalitsuse auks tuleb öelda, et nad ütlesid lahti sellest nii-öelda tegelasest. Samas ma ei saa aru sellest, miks näiteks Katri Raik, kes väidetavalt teadis sellest juba septembris, eks ole, et miks see siis juba kella külge ei läinud. Küsimus Katri Raigi. Ja, et nende asjade tõsidust kaaludes ikkagi võiks varasemalt teemaks võtta. Tema ka nahutas seal julgeolekustruktuuri, et miks nad varasemalt ei tegelenud. No, aga... Tõepoolest. Aga minu jaoks see aastaraamatus kõige segavasemaks tegelikult taristuga toimuv, et taristuga seonduv osa, et ühelt poolt kaitsepolitsei ütleb, et see on oht, taristut Ukraina sõjas kasutatakse selleks, et ühiskonda mõjutada, destabiliseerida ja paanikat külvata. Möönab seda, et uurimised käivad täna, eks selle taristu lõhkumise osas nii Soomes kui meil. Sa mõtled kriitilise taristu? Kriitilise merealuse taristu ja samas ütleb kaitsepolitsei oma aastaraamatus välja, et ühtegi sabotaasi juhtumit või sellist tahtlikku sabotaaži täna tuvastatud ei ole. Et see jäi minu jaoks natukene kummaliseks ja samamoodi väide, et nii Hiinal, lause ongi, et nii Hiinal ja Venemaal on küll võime merealuseid sidekaableid kiiresti ja odavalt lõhkuda, ent seni ei ole tahtlik sabotaas uurimisest tõendamist leidnud. Jah, aga naljakas ongi see, et me kasutame endiselt selliseid väljendeid selle asemel, et öelda, et me ei saa välistada seda, kuigi see ei ole kinnitatud. Et see on, et midagi on selles nii-öelda uurimisgrammaatikas või selles kogu see kriisihalduses siin selles lähenemises on mingid nagu syntaksi vead. Et näiteks Läti ütles, et nad ei välista mitte midagi hetkel, aga tõendust ühelegi asjal ei ole. Aga kui me ütleme, et see ei ole tõendamist leidnud, siis see ei tähenda tegelikult midagi. See tähendab, et ei ole ilmselt siis saanud tõendeid piisavalt ja võib-olla ei ole tehtud ka piisavalt tööd selles valdkonnas lihtsalt. Ja, ma olen kindel, et nad tööd on teinud, aga minu jaoks oli see ka üllatav ja tegelikult samas aastaraamatus, samas leheküljes kaitsepolitsei rõhutab, et infrastruktuuri omanikud peavad tegelema infrastruktuuri kaitsega. Meil on siin mingid NATO operatsioonid, peaministrid on kogunenud, et see oli üllatav, aga ilmselt aeg annab sellele vastuseid ja hea uudis on see, et peadirektor, siis kaitsepolitsei peadirektor aastaraamatut tutvustavaid intervjuud andes lubas ka meile täiendavaid uudiseid spioonide osas veel sellel aastal. Nii et suurepärane, ei teagi, kas rõõmustada või kurvastada selle üle, aga taristu asja lõpetuseks ma tahaks ikkagi öelda, et natuke veider on see olukord, arvestades, et see on kõige kulukam, kõige suurem kulu, mis meil on tekkinud, kas siis tahtmatu või tahtliku sabotaaži tõttu, et sadadesse miljonitesse ka Eesti elektritarbijate jaoks ulatuvad kulud. Iga Eesti inimesele. Ja me ikka kasutame sellist laiska nii-öelda rahuaja leksikat nende olukordade haldamiseks. Mulle tundub, keegi lihtsalt kokkuvõttes ei vastuta selle asja eest ja see on natuke määramatu ja ujub nagu eri ametkondade vahel. Mis on naljakas, arvestades, et me kõik maksame praegu selle Estlink 2 kaabli lõhkumise eest samuti. Nii, tõmbame saate kokku. Suur tänu vaatamast ja jälgimast ja järgmine nädal juba uued teemad. Suur tänu ja turvalist päeva.